Vähem kui tund aega sõitu mööda rannikut ja oleme jõudnud Saint-Malosse. Kohe algul jahmatab linn külastajaid oma võimsate linnakindlustustega. Võimas ja lai müür, nagu hiljem selgub, ümbritseb vanalinna täielikult. Mööda müüripealset jalutades võib talle tiiru peale teha. Saint-Malo on sadamalinn, mis asub Bretonimaal Ransi jõe suudmes. Linnas elab üle 50 000 inimese, kuid suvel küünib arv koos turistidega 200 000-ni. Linn on asutatud juba 12. sajandil. Keskajal oli ta kindlus ja asus saarel jõe suudmes. Kuid juba 6. sajandil oli siin munkade elukoht. 16. sajandi lõpul eksisteeris linnaalal omaette vabariik. Mereäärne linn oli heaks varjupaigaks ja peatuskohaks igat sorti piraatidele, kaaperdajatele ja poolpiraatidele. 1944. aastal Teise maailmasõja ajal sai linn tugevasti kannatada. Peale sõda taastati aga linna keskaegne ilme elanike poolt endisel moel. Huvitav on teada, et 1967. aastal ehitati Saint-Malo lahte tõusuvetel töötav elektrijaam. Saint-Malo on olnud kodulinnaks paljudele tuntud meresõitjatele. Linnast on pärit ka Jacques Cartier nimeline mees, kellele kuulub Kanada avastamise au. Tema haud asub vanalinna keskel kõrguvas kirikus. Siit on pärit veel nii mõnedki teised Prantsusmaa ajalukku oma jälje jätnud mehed, kuid arvan, et meile ei ütle nende nimed eriti midagi. Üldse on Saint-Malo kõige enam külastatavam koht Bretonis. Saint-Maloga on täidetud ka meie selle päeva programm. Siit sõidame edasi Renni, kirjapildis Rennes, kus meid ootab tänane öömaja. Saint-Malos väärib vaatamist ka mereäärde jääv 1689. aastal ehitatud kindlus Natsionaal, mis tõusu ajal osutub saarel olevaks. Meie seal viibimise ajal oli parajasti mõõn, mis läbi sai kindluse juurde kuiva jalaga.